tervitused metsast. Oleme siin meestega oma teekonnal. Mõtlesin esitada teile küsimuse, kas mets on mingi keskkond, kus tänapäevane mees peaks hakkama saama. Oleme paraku üsna linnastunud tsivilisatsioon. Oskused kaovad. Ja kuigi metsarahvana elamine on veel lausa veres, ma kahtlustan, et suur osa mehi tunneb ennast palju kindlamalt linnadžunglis kui milleski sellises. Ja iseenesest ei ole midagi valesti selle. Ja siis on lihtsalt küsimus, et kas me võime seda endale lubada, et me metsaga kontakti ära kaotame. Et me kaotame oskused siin hakkama saada. Ma arvan, et me ei peaks seda endale lubama. Ma arvan, et üks tõeline mees peaks suutma ka metsas hästi hakkama saada. Jalg on valus ja viitsi vaielda nendega ja rahu piip. Läheb sügavus ka või? Üle pea ei ole või? Üle pea ei ole või? Ei ole. See mõtlegi, et õlakas, et võiks siit hakata saagi juba mingid puud, et soe on ka. Soe ma jääs. Hind on kõva all kirine. Nojah. Tehtugi järgi siis. No ei hakka sadama. Teadliku mehelikkuse teekond selles formaadis iseenesest ei eelda füüsilise tasandi katsumusi. Rõhk on ikkagi olnud sisemisel tööl, avardumisel, läbi mille saab tulla muutus sellesse, kellena meie silmub maailma. Aga päeva lõpuks elame me siiski vägagi füüsilises reaalsuses ja kõik on vaja tuua praktikasse. Ja kus seda on parem teha kui retkel läbi metsikute maastike. Esimene siis kuulame. See hetk, kui avaja läks konservi, see venis, mõned sekundid venisid tohutult pikana. Mäletan, ma vaatasin seda niimoodi, nagu ma temeeriksin miini, et oli nagu maas rohu peal õues. Ma ise olin kõhu juures seal, et oleks nagu võib-olla madalal kui purskab. Ja läks avaja sisse. Samal hetkel koer jooksis eemalt juurde nuusutama, et mis asi see on. Ja siis, kui see pauk käis või see tuli siit välja, siis koer lihtsalt nagu lükkas sõrad ette, kõrvad pea ligi ja hüppas eemale. Ma ise rullisin seda teema nagu oleks granaat plahvatanud, nagu see oli mõni sekund, aga see käis nagu aeg luubis, see oli nii kohutav. Ikka sõime pärast hästi vastik. Minu see avamine käis nii, et mul oli sünnipäev, siis sünnipäeva muul oli kõik rahvas oli poisid, nii suur Strömming Challenge. Panin kaamera ilusti statiiviga niimoodi filmima. Kõik rahvas oli seal laud, siis suur Strömming seal ja siis mina seal laua ääres.